tere sõbrad, oleme siis tulnud laivi, mina jälle siin ekraani ees sätin, et kõik oleks paigas. Tervist! Jälle üks kena, nüüd peab vist ütlema sügispäev juba. Jah, sügis on käes. Kas ametlikult on? Ma ei tea. Ei, vist ei ole veel. Mõtlesime, et alustame siis tänast podcasti sellega, et live podcasti siis sellega, et mida kõike müüakse, et mitte üldse seonduvalt kinnisvaraga, aga lugesin just uudist, et välismaal müüdi üks skulptuur ära nähtamatu $18,000, nii et tehke järgi. Et me nähtamatult kinnisvara õnneks ei müü või müüme või? Tegelikult võib müüa. Tegelikult on ka seda, jah. Mul on Lasnamäel ju seal Paetänava katusekorrus, mis kahjuks seal ära põles aastaid tagasi. Siis mul on seal pööningualune üks korter müügis, millel on ainult selle otsa kivisein alles. Ja kaugel see asi on üldse, sa tead ka või? Mis seal nagu toimub või? Mul on tegelikult reaal sõbral ka korter, aga ma tean, et seal mingi sügisel oktoobris oktoobris tuleb mingi järgmine kohtu mingi arutelu. Ma võin siseinfona võib-olla küsida, et kas seal mäed liiguvad ka või nagu kokkulepped on äkki tehtud või mis iganes, et no ühesõnaga tegelikult on kaua sellest mööda. Lähevadki kohtusse ja vaidlema edasi. See nagu lihtsalt nii kaua aega tagasi, et kui mõelda, et ehitushinnad on vahepeal, ma arvan, 50% tõusnud, et kunagi oleks võinud see maja selle hinnaga valmis saada, siis täna enam selle hinnaga valmis ei saa. Nojah, seal vist loodetakse, et saab valmis nii-öelda kinnine karp ja must karp nagu ja siis ülejäänu pead ise tegema. Peab ise tegema. Korteri siseselt on just kui korterikindlustus. Mis ei kehti enam, ma olen aru saanud. Mis lõpetati pankadega kokkulepet või kindlustustega kokkulepetes on välja makstud. Osadel vähemalt. Igatahes, kui keegi tahab, siis seal kortermajas on avalikes pakkumistes päris palju korterid hästi odavalt, ma ütleks 50-60% odavamalt müügis. Selle riisikuga siis justkui, et ongi vist ilmselt see, et inimesed, kes seal nagu on ära tüdinenud ja enam ei jaksa oodata, siis müüvad selle võib-olla, ma ei tea, kas laenujäägiga või seal oli minu arust mingi 100-ruudne korter hüpoteegiga maha. 75,000 no ongi, ühesõnaga tegelikult väärtus valmis võiks olla 300,000 on ju, et katusekorterid, mis seal olid. Aga see võtab veel seal aastaid aega ja seal kindlustusmaksed, kommunaalmaksed iga kuu vaja maksta praegu endiselt. Aga lihtsalt, kui kellegil on lihtsalt palju raha ja palju närvi, siis siuke toode turul on, nii et kas see on võimalus või mitte, seda ma ei ütle, et uusarenduspaberil või siis sealt osta siis seda nii-öelda õhus olevat asja. Õhus olevat asja. Teenimisvõimalus asja. Aga ma seda uusarendusega ei võrdleks. Või siis mingi arendajaga, kes projektid on olemas. Just eile alustas ja teeb esimest arendust sellise huvitaval ajal, nagu me kinnisvarast praegu oleme, et tegelikult ei tea keegi, mis saab. Igatahes, aga nagu klassikaliseks on saanud, siis loopargi.ee on meil Loo alevikus üks katusekorteri arendus. Panime seekord teleka lähemale, mis sest, et ei näe. Meile küll on lähemal. Meil on lähemal. Siis meil on seal niisuguseid huvitavaid planeeringuid, et on ühetoalisi. Võib-olla ma tahtsin kahte näidata lihtsalt, et on näiteks korter 15, seal on meil niisugused ühesed, et ta on nagu siis kahese funktsiooniga, ehk siis kui see valmis teha lõpuks, siis ma usun, et sealt saab kahetoalise üürihinda praktiliselt. Ja ta on siuke mõnus voodi, läheb nurga taha ja ei ole päris elutoas. Et on väga optimaalne ja tegelikult olen ka teistes uusarendustes, mis ei ole katusekorterid küll, selliseid planeeringuid näinud, et tegelikult see nurk veel eraldatakse sellise keskmise seinaga ära, kahelt poolt saab ligi minna. Et siis voodi on justkui nagu veits peidetud ka. Või siis pannakse klaassein vahele. Kõrged laed aknad, katuse aknad. Kõrged laed ei ütleks. Normaalne norm. 270, 280 võiks olla tänane norm. Natuke kõrgem kui paneelikas. Absoluutselt. Ja suured vinskapid, suurte akendega. Tõsiselt suurte akendega. Tavaliselt on, kui ma olen käinud katusekorterites, mis on mingi ise tehtud või midagi, siis on kõige hämmastavam minu jaoks kogu aeg see, et need vinskapid on lihtsalt pisikesed, hästi väiksed aknad on ja tegelikult seda nagu avarust ei teki sellega, et lihtsalt valgus küll tuleb, aga seal on meil tõesti suured. Novembris saame sinna niimoodi, et saame laivi teha teile seal äkki koha peal näidata natukene seinasid ja oma storisid ka. Okei, aga see on Loopargi, nii et kui huvi on,
siis investorina ka kindlasti tasub mõelda ja kui oled noor ja elad lool või tahad Tallinna külje all elada ja 10 minutiga südalinna jõuda, siis kindlasti see Loo alevik on väga mõnus kant, kus elada. Olen seal ise elanud ja tegelikult väga mõnus elupiirkond. Ja kes kunagi käinud ei ole, siis minge sõitke, saate teada. Aga mis meil järgmised teemad olid, siis esimene asi, me tahtsime rääkida täna sellest pankadest. Me oleme siin, sina oled 2 pangaga juba kohtunud esindajatega laenuosakondade poole pealt ja mina ühele ei saanud tulla, aga üldises mõttes mingi kokkuvõtte äkki teha, mida viimased 2 panka meile rääkinud on. Ärme siis nimeliselt nimeta, kuna muidu keegi äkki tunneb ennast puudutatuna. Üldiselt räägivad pangad sama juttu. No mis nagu meelde rohkem on see, et soovitatakse, et ostuvõiline tuleks nagu ennem nagu hakkas pangas asju täpsustama enda võimalusi. Et palju ta laenu saab, võib-olla mingi dokumente vaja, võib-olla mingi tööaega veel vaja lisaks üldse on ju, et ei otsitaks kõigepealt nagu sobivat objekti välja, nähakse sellega tükk aega vaeva ja siis tullakse panka, hakatakse laenutaotlust tegema, et siis võib olla nagu teise ostjaga võrdes nagu konkurents nagu ja teisel on juba asjad aetud ja et müüjate jaoks on ikkagi see aeg oluline, et nad alati ei taha oodata, kui võib-olla toredam klient saab 6 aja pärast alles laenu. Et seda nagu soovitati, et hakake nagu kohe ka pankadega suhtlema. Ei pea ainult oma kodupangast võtma pakkumist, küsige ka tegelikult teistest pakkumised. Et mida kas siis intressidest rääkides, et selline 1,5-1,6 intress pluss pangaintressis pluss Euribor on selline keskmine suurusjärk. Samas mõnedes olukordades on ka näiteks 1,8 täiesti nagu hea intress, kui kliendil on tal on võib-olla natuke raskem või väiksem mingid muud asjaolud. Aga nagu häid, ütleme siis kõige paremad intress on nagu kuulda selline 1,3-1,5 intressid nagu. Et eks siis igaüks saab otsida või meil küsida, kes siis on need võimalused. Kusjuures ma olen tegelikult kuulnud kõige paremaid pakkumisi ühelt rohelist värvi embleemidega pangalt, et mis on nagu hämmastav, sellepärast et aga nad pidid väga häid pakkumisi tegema. Aga tegelikult ei ole vahet, ma ütlen ausalt, mina valin panka täna ikkagi selle järgi, et võib-olla sellest tulenevalt ka, et vaatame, suhtleme ise nagu panga esindajatega. Et kus mul nagu suhe ka nagu hea on, et ma tean, et see nagu ei ole oluline, et numbrid mängivad ja tegelikult on pank täna justkui ja ei ole nagu otseselt kodupanka olemas tegelikult justkui, aga reaalsus on ikkagi see. Suurt nagu statistikat ja sellist nagu järelevalvet oma haldurite üle, et kui krediidireiting on neil tagasisidet saab ja just vaadatakse, jälgitakse, et kõik see suhtlemine oleks väga nagu võimalikult kiire, asjalik, asjakohane, et klientide jaoks on see aeg on nagu oluline ja võib-olla enda praktikast ongi see, kus on juhtunud see, et lihtsalt kliendiga ei suhelda nagu piisavalt ja kiiresti ja siis klient nagu pahandab selle peale nagu, mis siis, et ta võib-olla saaks isegi parema pakkumise, aga ta ei taha võtta sealt pangast, kus asjad võtavad aega nagu, et lubati, et kõik käib kiiresti, asjalikult nõustatakse kõiki. Klassikaline viga ikkagist on minu arust see, et enamus inimesed ei tee eeltööd ära enne, kui nad hakkavad endale kodu otsima ja tahavad osta. Eks nad ei lähe panka. Inimesed ei tea, mis eeltööd teha nagu. Eeltöö ongi see, et inimesed ei hakka laenutaotlusi, või tähendab, tegelikult on võib-olla eksitav minu arust see, et või täna netis on neid laenukalkulaatorid olemas. Inimesed panevad hooga lihtsalt nagu endale ilusad numbrid sisse ja siis eeldavad, et selle laenu peaks saama, on ju. Aga tegelikult ta ei arvesta näiteks võib-olla seda, et mis on mu kulud iga kuu ja kõike seda seal laenukalkulaatorisse ei panda ja tegelikult haldur võib vaadata seda teise pilguga ja ütleb sulle, et sa arvasid, et sa saad 100 000, aga näed, tegelikult saad 70 ja siis on nagu, kus ma 30 000 juurde saan. See on nagu üksi ja siis on, ma ei tea, 2 ülalpeetavat last või on kahekesi või on täitsa üksi või on ainult 2 palka saavat inimest, et kõik need nüansid on nagu olulised, et milline su väljaminekud on, ma ei tea, võib-olla ka mingid alimendid, mis kõik dividendid, absoluutselt, need pole parem asju, et mõned
pangad võtavad ka sissetuleku alusena ka dividende nagu, et sa ei peagi nagu võib-olla palka nii suurt saama, aga sul on dividendid, et mõni pank võtab ka neid siis. Üüritulu ka. Üüritulu ka, jah. Aga neid ei võeta 100% ulatuses, et see on hästi oluline jälle, et inimesed mõnikord arvavad, et kogu üüritulu võetakse 100% ulatuses, siis tegelikult nii see ei ole. Isegi kui see korter on teil välja ostetud, siis sellel ikka nii ei ole, et seda võetakse arvestades seda, et turu kõikumised ja kõik muu. Et varem oli olnud vist, kui ma ei eksi, 900 eurot ühe inimese kohta nagu mingi laenuvõimekus, siis nüüd on 1000 eurot, et see on ka nagu tõusnud, et need asjaolud muutuvad ajas nagu nende jaoks ka, et need nõudmised muutuvad. Okay. Et tasub uurida ennem nagu neid asju. Kas meil on pankadest veel midagi mõte? Meil on head kontaktid pankadega ja meil on erinevad nii-öelda koodid ja võimalus. Laenulepingut võimalus tasuta saada, on ju. Kus nendega klientidega kiiremini suheldakse, võimalus on ka paremaid pakkumisi tehakse, nagu just see ka. Ja asjaajamine, et meil on võimalik pankadega koos on hindamised, notaarid, kõiki neid asjaolusid arvestada nagu, et. Ja võib-olla on see hästi oluline, et tegelikult büroona me saame alati nagu ütleme siis partnersuhete haldurile öelda, et näed, et selline on kliendi profiil, et andke talle juba haldur näiteks, kes tegeleb investoritega või andke talle haldur, kes nagu räägib kindlasti vene keelt emakeelena näiteks või mis iganes, et tegelikult me saame nagu lihtsalt anda mõne vihje, et see suhtlus oleks võimalikult siis mugav või super kõigi jaoks, ma ütleks nii. Me ei saa garanteerida seda, aga ikkagi see kõik käib nagu ikkagi telefoni ja meili teel hästi kiiresti ja suhtlus on nagu minu arust hästi mugav ja oluline. Kui inimene saadab suvaliselt lihtsalt mingi e-maili, siis ta on lihtsalt suvaline, kes saatis e-maili, nagu 100 kõik teised, kes teevad iga päev laenutaotlusi. Meil on lihtsalt see võimalus, et kui te saadate näiteks meile oma nime ja luban saata oma andmed panka, siis me saame seda teha ja me saame nii-öelda saata kõikidesse pankadesse laiali nagu vihje, kliendi kontakti vihje, et te tahate hakata laenu taotlema ja siis oma story ära rääkida oma halduriga juba ja siis selle protsessi läbi käia ja see protsess ei maksa midagi, et see on selles mõttes tasuta ainult ajakulu, et saada asjad selgeks ja kõik oleks olemas. Asjaajamiseks nagu, et lihtsalt laenutaotlusega on veel see, et kui sa saad selle laenu kätte, siis see ei tähenda, et sa pead selle kohe kasutusele võtma, et sa saad ka pangaga kokku leppida, et sa võtad selle mingi perioodi jooksul kasutusele, et tegelikult kui sa leiadki korteri, siis sa võidki vabalt turu peal ringi käia niimoodi, et sul on nagu laenuleping juba tegelikult tehtud justkui. Ja siis sa lähed vist saab laenulepingu allkirjastada. Ei, nad vist laenulepingut ei tee, kui sul ei ole objekti välja valitud. Ja laenulepingut ei tee, aga sa saad laenupakkumise, saad juba oled selles kohas, et ainult hindamisakt ja komisjon on. Valida välja korter või maja või asi, mis ostu tahad ja siis esitada pangale, pank siis juba küsib hindamist ja siis saab nagu nädala jooksul laenu vastuse ja saab juba 2 nädala pärast notarisse minna nagu. Mõnes pangas saad päeva 2 ka, nii et nädal on täna Eestis nagu dinosaurus põhimõtteliselt tigu. Ma mõtlesin, et koos hindamisega võib-olla kokku. No koos hindamisega, okei. Seda võiks nii võtta. Aga järgmised teemad, mis võib-olla selle ostu juurde ikkagist läheb üle ja ümber eelmine nädal oli ka Martin siin teema ja varjatud puuduste osas. Et pangad toovad ka seda välja, selleks mul nagu see järgmine alateema oli, et nad ikkagi. Et räägime võib-olla case'e täna, et sa just mainisid, et väga halb on olukord, kus tuleb varjatud puudus välja tehingu käigus selleks, et seda on nagu alguses ilustatud ja siis tegelikult tahetakse sinna lepingusse panna mingi sõna, mis tegelikult pangale ei meeldi ja siis võib-olla sa räägid lihtsalt natukene sellest, mis olukord oli. Oligi küll niuke elamiskõlbulik nii-öelda küll nagu vanema remondiga korter ja teada oli, et ostuhuviline teeb seal põhjaliku remondi ja sai nagu notari lepingusse pandud, et kapitaalremonti vajama. Varem ei ole nagu, ma lihtsalt isegi kokku puutunud, et oleks sellega sõnastusega nagu muret olnud, aga pangale nagu selline sõnastus ei sobinud, et parem oli, et kasutatud korter või et on nagu olnud kasutuses ja siis kirjeldada, et ostja teeb omal kulul, teeb remondi. Et lihtsalt nad teid ka välja nagu seda, et nemad ei tea korterit otseselt
ja siis teinekord hindamisaktis tulevad lisainfod välja või selline kirjeldused, mis tekitavad neis nagu küsimust ja siis nad küsivadki maaklerilt või müüjalt ja siis kirjeldatakse seal mingid, kas dokumendid on puudulikud või ehitusregistri andmed on puudulikud, mida tõenäoliselt on väga keeruline võib-olla korda ajada. Või siis ongi mingid ehituslikud asjad, mille kohta nad ütlevad, et nad ei finantseerigi seda nagu. jah, et ja see tuleneb tegelikult sellest, et mul on ka olnud olukordi, kus mul õnneks nii hull ei ole, et notaris sihuke asi juhtub, aga lihtsalt see sõnakasutus on nagu oluline, et kui ostetakse koduks, see on sama nagu loogika, et kui sa arenduses ostad tutikakorteri ja sul ei ole see köögimööblit, siis täna pangad tahavad, et kas sul oleks kontol raha, millega sa näitad, et sa selle köögimööbli ostad endale või arendaja paneb selle sulle hinna sisse ja sa ostad selle, arendaja teeb sulle selle üleandmiseks ära. Et selles mõttes sama loogika, et sa lihtsalt sa ei saa elada seal muidu, et see küsimus on seal. Enamus kordadel ei taha tulla enam asjaõiguslepingusse, kui korteris on köök ära paigaldatud. jah, absoluutselt. Et nad ei soovi täna isegi seda üleandmiseks jätta nagu. Sest et nii palju on sahkerdatud ja tehtud nagu, et nad ei usalda enam vahepeal. Ehk siis kogu selle varjatud puuduse mõte ongi see, et tegelikult kui te müüte mingit crap'i vara, mis teie, ütleme siis, kus me nagu kokku põrkame, on see, et hästi palju jäetakse rääkimata. Et mul oli just siin kinnisvara kogukonnas üks huvitav case, et üks inimene, kes meil seal on, võttis sõna, ta ostis vana suvila aiamaja, mis oli elumajaks juba nagu kohandatud, ilusti justkui nagu korda tehtud, suuremaks ehitatud ajas ja nii edasi. Ma seda ei vaadanud, kas seal dokumentatsioon paberi mõttes oli korras või ei olnud, ilmselt ei olnud, aga seal tekkiski see, et näiteks kui nüüd vihma sadas, siis tegelikult katus laseb ühest kohast läbi, kuskile tuppa tilkus reaalselt nagu vett, siis nad võtsid selle lahti, siis juba avastati, et seal ei ole korralikku soojustust, siis seal ei ole seda ja seda, ja tegelikult tuleks nagu lõpuks jõuda sinna, et tegelikult tuleks terve katus nagu ära vahetada umbes. Ja kas ta on üldse elamuna kirjas või on suvilana? Suvila aiamaja, ja. Et kusjuures see on hea teema, sellest jäta meelde, et me korraks arutaks, et see on nagu väga suur erinevus tegelikult nagu. Et kui te ostate elamu suvila. jah, ühesõnaga, aga mis see point oli seal, oligi siis see, et ma ütlen ausalt, kui inimene ostab tegelikult suvila aiamaja, mis on nagu kuidagi ise ehitatud viimase 15 aasta jooksul, et ta ei ole nagu tervikprojekt olnud kunagi, siis sa peadki nagu arvesta kaosega. Et sa tegelikult ei tea, kas palju sul soojustus seal on, eriti inimesed ise ka ei mäleta tegelikult, kes on ehitanud ise nagu selle maja, et lõpuks ta ei tea, palju ta selles seinas oli, kui nad on ise, nemad ei olnud. Ja siis, et see viilul on ju ja et kas seal üldse tuuletõk, ühesõnaga kõik oli puudulik seal justkui mingi. Ja ma olen neid case'e nagu veel näinud ja tegelikult seal ma näengi seda, et tegelikult see varjatud puuduste osakaal vanade majade müümisel, kaasa arvatud siis suvilaiamaja, mis on justkui elamuks ümber tehtud, on täiega müüja rollis, aga on väga ebameeldiv olla. Ma ei ütleks, et ohtlik. Ebameeldiv sellepärast, et tegelikult kõikide asjade üle saab hullult vaielda. Kui see ostja peaks hakkama nagu keerutama seda tolmu, et tegin lahti, siin ei ole nüüd nii palju villa ja kui sa ei ole tehingusse kirja pannud, et seal ei ole villa, siis see ongi puudus selleks, et tegelikult peaks nagu olema standardi järgi mingisugune soojustus. Standardid tegelikult, jah. Suvilal on lihtsalt ühed standardid ja elamul on teised standardid. Et see sõnakasutus on väga oluline. Infoga jagamine. Info jagamine, jah. Palju ka vähegi tead nagu. Ja tegelikult notari lepingus ei saa nagu, sa saad müüa as it is, nii nagu asi on, aga tegelikult sa ei saa nagu kunagi sellist kokkulepet põhimõtteliselt teha, et ainult üks osapool vastutab, sihukest asja nagu pole olemas. Et kirjutatakse küll, ma siin ka kuulnud, et justkui lepitakse kokku, et müüja ei vastuta, aga tegelikult seadus tulenevalt ikka vastutab. No. Absoluutselt. Ja see aeg on päris pikk, 3 aastat täna. 3 aastat, jah. Pärast ostumüügitehingut. Ja mõistlik aeg mõistena tähendab kinnisvaras seda, et kui mingi probleem avaldub, siis kui te näiteks ostate suvel, aga ta ei saagi avalduda enne, kui on talv ja lumi, et siis see ongi see mõistlik aeg, et esimesel võimalusel kohe, kui see välja tuleb siis teavitada, et sa ei peagi seda nagu nädala aja jooksul peale tehingut avastamiseks, et võib-olla ei ole vihma sadanud, võib-olla ei ole tuul õige nurga alt olnud või et aga see mõistlik aeg ongi siis sellepärast antud, et
kõik probleemid ei avaldu kohe. see puudus pidi olema lihtsalt ennem ostu nagu olemas juba. No seda tuleb tõestada siis pärast. Siis peab tõestama, aga et ta ei ole nagu hiljem tekkinud nagu kasutuskäigus. sinu tegevusest või tegevusetusest. Et ega seal head lahendust selles mõttes ei ole, et ta ongi selline, ma olen nii palju praktikas seda näinud, see ongi nagu vaidluse põhimõte, et kõige hullem, mis minu arust seal juhtuda saab, on see tegelikult kinnisvaras, et seal lõpuks ei vaielda objekti üle enam, vaid põhimõtete pärast. Ja kui põhimõtete pärast vaidlema hakatakse, siis on tavaliselt nagu ainult üks tee, et noh, inimesed lähevad nii leili, et kuidagi see loogika kaob tagant ära, et me tegelikult tegeleme mingi pisikese, ma ei tea, katusenurgaga, mis laseb läbi ja siis on juba põhimõtted, et aga sa petsid mind ja kuidas sa ei teadnud ja et siis vaieldakse juba hoopis nende üle. Et ma isiklikult olen kogu aeg olnud seda meelt, et kui ma ostsin kunagi vaata ise korteri ju seesama, mis ma nüüd ära müüsin Koskla, esimene õhtu, kui ma olin seal teisel korrusel, kahekordne maja, korteri ja tegin süüa ja kuulen vihma või vett tuleb reaalselt kuskilt tuppa ja laest tuli tilkus, nagu reaalselt voolas, eks täispadukas oli väljas, esimene õhtu kohe kätte sain korteri köögis ja laest kõik tilkus, ühest toanurgast tilkus läbi ja no hullult lihaseks sain kohe omanikule, onju, et mis asja, et sa ütlesid, et kõik on korras, tegelikult oli vana interniitkatus seal, korstnapühkija oli käinud paar päeva enne, sügisel oli see just täpselt ja siis see katuse interniitplaat oli katki astutud ja korstnapühkija tegelikult tunnistas seda pärast, et ta astus katki ja ta ei öelnud ja see oli puruks täpselt minu korteri kohalt ja noh, täispadukaga tuli väga kiiresti laest läbi. Aga see sai kiiresti korda, katuseplaat vahetati ära, noh tänaseks on seal üldse uus katus, aga see enesetunne ja see tunne, et noh, sa just ostsid ise ka maakler olnud juba paar aastat. Et ma ju tean kõike ja näe, ikka noh. Ma ei käinud katusel, ma tunnistan, ma ei käinud katusel. Tegelikult võiks ju minna, kui sa ostad viimase korruse, noh, vanas majas ostad korteri, on ju, siis sa võiksid minna pööningule. Tegelikult võiks, sul on õigus. Saab minna, jah. On ju, siis sa võiksid vaadata võib-olla sealt, noh, ma ei tea, hinnang, et kas sul korteri kohal on katusterve või ei ole. Noh, sel hetkel oli ju. Tegelikult kaasomandi ruumidele on kõikidel korteriomatil õigus ligi pääseda ühistu kaudu. Et see on üks oluline teema võib-olla, et mõnikord ma olen olnud case'ides, kus öeldakse, et ühistu esimehe käes on võti ja siin ruumis tohi keegi käia. Nagu sihukest asja ei ole tegelikult. Et tegelikult, kui sa olete mingis kortermajas korteriomanik, siis teil on õigus paluda ligipääsu, kas siis näha sinna ruumi või mis iganes. Ja noh, ilmselt see peab ka mingil määral põhjendatud olema, aga tegelikult saab, noh, ühistu esimehega on sul õigus kõik ruumid läbi käia, kui sa tahad. No me ei räägi võõrastest keldritest praegu, vaid nagu avatud alad, on ju, koridorid, võib-olla mingi olmeruumid, mis on majas. Et ma tean küll kortermaju, kus näiteks ühistu esimees kasutab vanad sauna eesruumi enda jaoks ainult, nagu ja siis ütleb, et sinna ei saa keegi, tegelikult see ei ole nagu nii. Eks neid on erinev vanemates majades on rohkem või noh, tuleb välja niisugused olukordi, kus naabrid on võtnud kellegi panipaigad ära ja kusjuures sellega mul tuleb meelde, et Pirital seal Padrikus, kus ma korterit müün, seal on niimoodi, et arendaja on müünud korterid notari lepingus. Kas ma rääkisin sellest? Rääkisin juba, okei, siis ärme räägi uuesti. Või räägime? Sa rääkisid mulle. Sa rääkisin sulle. Seal on niimoodi tehtud, et lugesin siis notari lepingut, hakkame seda korterit lihtsalt müüme ja tegin enda jaoks siis selgeks, ostja saatis või tänane omanik saatis mul notari lepingu ja seal on niimoodi ära sõnastatud, et kui täna me uuesti selle korteri maha müüme, siis need parkimiskohad, mis on seal praegu siis justkui selle korteriga kaasas käib, kaotab nagu juriidilise staatuse, et ei ole enam kasutuskorda ja siis lähevad nii-öelda vabaks need parkimiskohad. Et see on ülioluline nüanss, nagu mida ma sain ainult lepingust teada, selleks, et omanik ei mäletanud seda kohe, on ju, mulle öelda. Ja siis mõtle, kui ma oleks müünud nagu seda sellise lausega, et noh, parkimiskoht on kindel, sul korteriga kogu aeg kaasas käib ja siis me läheme notarisse ja siis loeb notar ette, et aga näe, eelmisest lepingust tulenevalt on seal sihuke kokkulepe, on ju, et need kaotavad kasutuskorra nagu kokkulepe ja nii ongi. Et noh, tegelikult on siis nagu justkui edaspidi välja kujunenud kasutuskord ja mis ilmselt ongi nii, aga lihtsalt juriidiliselt on ikkagi nii, et seda ei käi enam korteriga kaasas, et see on nagu väga suur erinevus. Ma ei ole kunagi varem sellist asja nagu näinud, aga nüüd ma nägin esimest korda. Et see oli hästi huvitav nüanss, mis ma kokku puutusin. Eile ka ma otsisin ühe korteri siis panipaika, kuidas see on vormistatud, autokohtasid, rõdu, enam oligi siis erikasutuskord tehtud autokohtadele ja siis rõdule.
ma hakkasin hiljem mõtlema, et võib-olla on siis ikkagi panipaik on tehtud eraldi korteri omandiks. Seda saab seda vaadata. ei olnud nagu selles erikasutusõigus. Aga täna on see ka, et majasiseselt saab erikasutusõigust omavahel nagu müüa. Korteriomanikud omavahel saavad müüa. Majast välja ei saa, kui on notariaalne kasutuskord, siis nagu siis käib korteriga kaasas. siis on kõik sul teiste omanike nõusolek vaja nagu. Jah. Ehk siis seda muuta, siis tuleks kõik korteriomanikud, kui me räägime notariaalse kasutuskorra muutmisest. Aga seda muudetakse ja seda saab täna, noh, ütleme nii, et lihtsustatud korras notarite juures teha nagu, et teha see erikasutusõiguseks. No sa mõtled, kui maja otsustab notariaalse kasutuskorra erikasutusõiguseks ümber teha. Ja, seda küll, jah. Seda küll. Teinekord võib-olla soovitatakse isegi teha nagu. Ja. No see annab lihtsalt selle võimalus, et sa saad mängida. Või mul on näiteks seal Rõugus see olukord, et tegelikult on plaani peal väga selgelt öeldud 2 parkimiskohta, need on need numbrid ja tegelikult on välja kujunenud, et keegi pole tähele pannud, et on nihkes. Sellest ma olen ka vist korra rääkinud, et neid case'e nagu tuleb ja noh, jällegi, kas see on varjatud puudus või ei ole, tegelikult on. See on, et jällegi, oleks me näiteks selle korteri juba ära müünud, teades, et need on need 2 kohta, mida ma nagu, mul on omanik kogu aeg öelnud ja nagu pole plaani pealt täpselt järgi vaadanud, et kas see on nihkes või ei ole, on ju, sellised numbrid on kulunud, noh, kõik juba lihtsalt teavad, on ju. Ja siis nii ongi, ja kui me ei oleks seda teadnud ja hiljem omanik seal pargib, siis noh, sellest võib mingi segadus tulla ja arusaamatus ja siis on justkui varjatud puudus, on ju. Et nii on, ühesõnaga neid case'e tegelikult ei saa kõik ette näha, et saab nagu common sense'i võtta ja tegelikult kui aus olla, siis enamus inimesed on mõistlikud, normaalsed, kunagi mingit probleeme ei ole, aga kui tuleb, siis tuleb lihtsalt võtta rahulikult ja mina soovitan alati nagu kohtuda, telefonidel vestelda, vahetult suhelda, et kohe mingit hästi ametlikke e-maile saata on nagu selles mõttes enda jaoks võib-olla selline see teist poolt nagu ärritab ja siis tekitab ettevaatlikuks kohe nagu vastama ka ju. Jah, et siis kaob see nagu mõistlik suhtlus ära võib-olla kokkulepete osas ka. Parem püüda rääkida. Aga tegelikult ma korteritega, kusjuures ma ei ole korteritega nii väga kuulnud neid varjatud puuduste case'e, kuivõrd ma olen kuulnud kogu aeg suvilate, aiamajade, lihtsalt majadega, paarismajade ostmisega, et seal on nagu neid case'e ikka rohkem. Mõned ongi tihti katused, kommunikatsioonid, need on nagu tavaliselt, noh, vanemas majas ei ole kõike uuendatud või on osaliselt on uuendatud. Või siis see, mis mul oli Kiilis, vaata mäletad, oli uus maja tegelikult 3 aastat vana ja vahetas siis omanikku, müüsime maha ja tegelikult tuli välja, et siis ühest WC-st nagu läheb vesi alla, kõik töötab, aga ta lasi nagu seda üle vaadata kaameraga ja siis kaameraga vaadati siis kanalisse sisse, öeldi, et see on natukene nagu vajunud ja siis, et nüüd on varjatud puudus ja see on maja all, vundamendi all. Et nagu, mis nüüd saab, et see ei vasta tänapäeva standardile või normile ja siis see on ka siuke huvitav asi, et noh, see ju töötab, et omanik müüb töötava asja, siis kui ta töötab, siis ta töötab. See, kas ta nüüd on sent allpool, ülevalpool, see on siuke hästi tugev vaidlemiskoht, kui hakata mingist, noh, ühesõnaga, seal tekkis siuke vaidlus korraks. Aga omanik käis seal ära, lahendasid selle asja tegelikult ära ja tegelikult nad said nagu kokkuleppele, et kõik on korras ja tegelikult sellega ei ole vaja tegeleda selleks, et tegelikult selle katki. Et nagu, aga inimene reageeris kohe üle nagu, et jaa, mõned on hästi tundlikud, et nii ta on. Kuule, aga varjatud puudused, nende, kui kellelgi on äkki küsimusi, siis ma korra vaatan, siis saab kindlasti küsida. Aga meil on neid teemasid siin endale kirja pandud küll ja küll. Martin meile siin hooga kirjutab, aga kui ülemise korruse terrassilt jookseb vesi sisse ja omaniku kohal ei ole, kas tohin sinna kuidagi sisse murda? Teades, et omanik on pool aastat Eestist ära. Ühistu võib-olla võib, aga mitte ise nagu. No siin on veel küsimus, et terrassilt jookseb veel vesi sisse ja omanikul kohal ei ole. Siin on Martin, tšau, et ma ei tea, kas seal on küsimus, et sul jookseb korterisse sisse või kuhu sul jooksete sisse, aga kindlasti see ei või sisse murda, see on nagu fakto. Ma arvan, et ühistuga tuleks esialgu suhelda ja tegelikult küsida siis numbrit. Tulekahju oleks, siis võiks nagu Päästeametisse helistada, aga kui on nagu selline olukord, siis võib-olla haldurile või korteriühistule ja siis nende kaudu asja ajada nagu. Aga kindlustust võiks juba, oma kindlustust peaks ka teavitama nagu sellisest murest. Et püsimure, et pool aastat sajab sisse. Aga kui sa kohe ei teavita, siis
öeldakse sulle pärast, et sa ei ole õigeaegselt teavitanud võib-olla. ja seda küll jah, et see on pidev probleem. et see ei ole enam õnnetusjuhtum nagu. ei no hästi lihtne on, et ühistu esimehele anda teada, et tegelikult omanikul on ju vastutus nagu probleem ära eemaldada, et vahet pole, kus ta pool aastat on, tuttavad, sõbrad, kellegi käes on võti äkki või kontaktnumbrid on olemas ja tuleb teavitada, et su korter tekitab teistele kahju. see mure ei pruugi olla tegelikult naabri korteri poolne, see võib olla ühistupoolne mure tegelikult. ei, absoluutselt, terrass on ju kaasomandid tavaliselt. või fassaadist või kuskilt, kus sealt tuleb, et see välisseinad ja kõik see konstruktsioon on ju ühistu vastutada nagu. nojah, kaasomandis. et see ei ole nagu ühisomandis. kuigi see naabri terrass, siis see pole nagu mitte ühisomand, ei ole ühisomand, kaasomandist räägime ikka. et igatahes jah, välisseinad on ju ühistu nii-öelda vastutada. jaa, absoluutselt. mul on olnud kusjuures case'e. osad kommunikatsioonid ka nagu küte ja. jaa, mul on olnud case'e, kus no see on sama näide, vanad Mustamäe majad. paneelide vahelt tuleb vihma sisse. kes vastutab? onju. minul läksid radikad lõhkesid ja siis oli ikkagi ühistu vastutus sellest pärast oma kindlustusega. Martin kirjutab siin midagi veel. korterisse jah, ja ülemisel korrusel on koos katuse terrassiga korter, okei. et ikkagi ühistuga suhelda, kui omanik naabriga ei saa suhelda nagu. seal konkreetselt vihma vee ärajooks, mis läheb lehtedest umbe ja tekib kõrgem vesi, mis saab siis kusagilt sisse. see on puhtalt ühistu probleem ja viga, aga ega lõpuks ongi see, et tegelikult siis kindlustused omavahel tegelevad sellega. et kui seal on näiteks olukordi, et tõestatakse ära siis spetsialisti poolt, et see on ühistu tegemata tööst, et renn on vihma, lehti täis olnud, on ju, siis kindlustus nõuab ühelt kindlustuselt lihtsalt raha sisse. aga see ei ole enam omanike vaheline asi. aga sinul kui omanikuna on nagu lihtsalt see huvi, on ju, et sul ei saaks vihma sisse, siis anna võimalik kiiresti ühistule teada ja tegelikult fotod ja pildid tahab saada see. ja videod, tee videod ka, ma tegin näiteks endal, kui mul sadas vett sisse reaalselt, ma tegin video ja saatsin video ka laadisin üles, kuidas sulises, et ma ei aja pada. et aga kindlasti see jääb sellel juhul lahendatud, ära sisse murra, muidu need ongi. mul on veel vaja, et sa tuled ostad kortereid mult. okei. registrid, me tahtsime registritest rääkida, et miks ja kus ja kuidas. korra vaatan siin, tuleb järjest mingeid kommentaare, siis okei. praegu ei ole. Martti, räägi meile registritest, mida me iga päev oma töös kasutame ja miks need lähevad tegelikult hästi selle jutuga kokku, et kus me näeme seda stuff'i kõike, mida esmalt ikkagi on EHR on ju. EHR ehitusregister, et EHR sai uue välimuse. mulle helistas üks vana maakler eile, kes ütles, et ta ei oska seda isegi kasutada enam. nüüd saab kirjutada ka neile. jah, nõuded ja kasutajatugi, huvitav, kas seal vastab robot. igatahes ma pole neile kunagi kirjutanud, et tegelikult kui te alla scrollite, siis saab siit panete maja aadressi ja see on avalik ja see on kõigile kasutatav ja ma tean, et ei näe siit teleka pealt seda kõike, aga lihtsalt ehr.ee on selline tore leht. siit me teeme väga palju tööd sellega, et me vaatame ja pankadele on see mega oluline, et see vastab sellele, mis on kinnistusraamatus, just korteri ruutmeetrid. ehitusregistris. EHR-is jah, EHR ja kinnistusraamat peavad justkui ühtima. täna tegelikult kinnistusraamatusse ruutmeetrid ei panda. on jaotusplaanid, on ju, ilus sõna. uuematel varadel ei panda enam jah. jah, vanadel on siiski, et ja siis kui seal siiski on, siis on ülioluline, et kui seal on mingi ruutmeetrite erinevus, et te saaksite aru, millest see tuleb või miks see nii on. selleks, et see võib olla absoluutselt esimene takistus sellest, et inimesele ei anta sinna normaalsetel tingimustel vähemalt. võib-olla kui seal on nagu, mul on olnud paar ruutmeetrit. no arendaja võib olla ehitusjooniste järgi ühte registrisse kanded ja teise registrisse siis nagu hilisemate mõõtmiste järgi. no siis on juba sealt on erinevus võib-olla. mul tuleb üks case kohe meelde sellega. üks seesama korter, mis me täna, see kuu on tehing on ju, see Rõugus. seal on niimoodi, et kõik korterid on planeeringut kergseinaga küll muudetud selle pesuruumi osas. et justkui peaks olema siuke avatud pesuruum kuidagi väikse koridoriga, aga siis on ehitatud kinnised ruumid nagu esikusse. ja see tuli välja nagu reaalselt hindaja hakkas hindama seda ja võttis arhiivist nagu plaanid. no see on aasta 2006 aasta, 2008 aasta maja, 2006.
et siis tehti seda Sihkermähkerit rohkem. Ja tegelikult ongi siis tegelikult igas, need on suured korterid, 4-toalised, on planeeringud niimoodi muudetud, et tegelikult keegi ei teadnud seda, et originaalplaneeringu peal on see nagu teistmoodi. võib-olla omanikule 10 aastat tagasi öeldi, kedagi ei huvita, vaata. Kusjuures see oli hea lause, vaata, kui me pankaga kokku saime, et enamus inimesed, kui on teil pangalaenu, ma toon lihtsalt selle laenu tingimused välja, eritingimused tuuakse välja, siis sellesse suhtutakse nagu veits kergekäeliselt, et unustatakse need tihtipeale ära. et näiteks ta peab tegema mingeid parandused ja ta peab saatma pildid. registriparandusi. või näiteks registriparandused, et lepitakse kokku, et ta teebki nagu ehitisteatise mingi asja kohta, mis seal võib olla andmete esitamisteatis on põhiline, millega saab asju korda ja seda ei tehta ja siis tegelikult lepingus on, et siis võib äkki intress sul tõusta, et alati, kui ta mingid trahvi maksmine ka. täna on juba jõutud mitte 1% juurde, aga 2 on. ja ma ei ole kindel, kas oli isegi 3% vist oli trahv, kui sa asju korda ja või teavitaja kahetult. Miks see EHR-is veel oluline võib-olla on, ma tahtsin siin lihtsalt natuke rääkida, ma tean, et eriti ei näe, aga EHR-is, kui te lahti teete selle, siis seal on siuksed katastri tunnuse joonise nagu jooned kollased. siis kui te ostate mingisugust kinnistut, noh kortermajade puhul kuskil linnas ei ole nagu eramajad kinnistud. Ei ole võib-olla nii hull, et hullult peaks kontrollima, kas sa saad oma avalikult teelt omale ligi, aga iga kord, kui te ostate mingi suvilaaiamaja või mingi maakoha või mingi kinnistu kuskil Kükametsas, siis jumala eest vaadake nagu, või ise ei oska, siis kirjutage meile. Kui on kirjas eramaa, siis on see eraisiku käes, kui on transpordimaa, siis on ta avalikult kasutatav üldiselt. et siis ta ei ole kellegi erakätes, jah, siis ta on nagu kuigi ta võib olla transpordimaa ja siis on ta ikkagi seda tuleb nagu, seda saab kontrollida registritest, et seda staatust päriselt, kellele kuulub, on nagu kindlustusraamat. aga noh, enamasti nagu sa ütlesid, kui ta on transpordimaa 100%, siis ei ole küsimust, et ta on nagu linnale üle antud ja see on linna avalik tee nii-öelda. veel vaadata veel, kas ta on eraomandis või on ta nagu avalikus omand, ma ei tea. ja siis võib-olla nende talumajadega ongi see, et mingi põllutee, noh tihti täna hästi tavaline on see, et ostetakse mingi suvilaaiamaja. ja siis eluaeg on üle mingi põllu sõidetud, kruusatee välja kujunenud, võib-olla hästi lai ka veel. ja inimesed võtavad common sense'ina, et see ongi see tee, aga tegelikult lähete nüüd, lepite kõik kokku, justkui panete notari paika ja siis pank järsku küsib, et võib-olla te ei tee sellest enne juttu ja siis küsib, et aga kuulge, oot-oot, me näeme siin, et tegemist on erateega, on ju, et kas servitut on, kui ei ole, siis on polegi teed nagu tegelikult kuskil kirjas nagu. siis on nagu jama. see ka, et täna lubati eelmisel perel nagu müüjal sõita sealt, aga vot nüüd enam uuel omanikul ei taheta lubada nagu. jah, sest tal on liiga uhke auto ja tal läheb liiga hästi. et igatahes on neid muresid on siin ajakirjanduses piisavalt. ühesõnaga EHR.ee on siuke tore register, kus te saate ise kõik vaadata ja siis teine asi, kus te saab ka sisse logida ja vaadata põhjalikumalt. jah, dokumentatsiooni nagu. ja tellida, EHR-i kaudu saab ka tellida arhiivist plaane ja kõike, mida sa tahad selle hoone kohta. lihtsalt saadad aadressi, sa võid ka korruse saata, nad saadavad sulle, kui sa meili teel teed seda, siis läheb veits aega lihtsalt, mingi paari päevaga saab hakkama. ja see maksab midagi, on ju? sa oled ju tellinud mitu korda? ma olen arhiivi kaudu tellinud, mitte siit. okei. no arhiivi kaudu saab ka tellida, jah. teine asi, tore asi on kinnistusraamat. et sellega on ainuke asi see, et sul peab olema justkui nagu õigustatud huvi või siis konkreetne luba tegelikult täna selleks, et sealt nagu luurata siis justkui, ma ei ütle luurata ei tohigi, see ongi nagu asja point. informatsiooni vaadata omandi asjaõiguseid nagu saad siit vaadata kinnistusraamatus, mis päriselt siis selle kinnisvaraga on omanik, mis on seal kitsendused, piirangud, hüpoteegid, mis peal on. sa saad kogu registri info ka välja võtta, mis ongi siis väga põhjalik. et eelmised omanikud ja kõike seda nagu. kes on kaasomanikud, kui on kaasomanditega tegemist ja igast asju ja kas need on kehtivad või mitte, et ja see maksab tegelikult ainult ülivähe, 6 euri. ehk siis seda saab alati paluda, noh tegelikult kõige lihtsam nii, et kui meie näiteks koostööd teeme maaklerina, siis me võtame alati selle väljavõtte. miks, ma räägin selle tausta siin ära, et mina võtan selle välja puhtalt sellepärast, et sina kunagi rääkisid mulle seda. ise mäletad, et teeme testime. võib-olla. või siis sa tegelikult rääkisid kellegi teise sõnu, aga ise ei kasuta. no
midagi ära. et tegelikult on point selles, et kui ma midagi müüma hakkan, siis ma tean täpselt, mis sellel ajahetkel, kui mina kokkuleppeid sõlmin, maaklerlepingut teen, on see informatsioon, mis mulle on edastatud juriidiliselt. ja kes on oma õige omanik. kes on õige omanik, noh seda ma tihtipeale ikkagist ei kahtle, aga mõnikord on vaja mitte inimesed ei räägi pahameelselt, vaid nad unustavad ära, et näiteks lepinguid ja kokkuleppeid tuleb ikkagi selle omanikuga teha, kes seal on, kui ei ole volikirjasid nagu. aga lihtsalt oluline on see, et ka näiteks mul on olnud olukordi, kus me müüme kinnisvara, teeme maaklerlepingu ära, mingid piirangud ja kitsendusi ei ole ja tegelikult kui me hakkame tehingusse jõudma, siis on sinna tekkinud midagi ja omanik ei ütle seda mulle. Seks, et tal oli, noh, ühe minu case'i puhul oli, tal oli kohtutäitur tuli peale, arestiti ära ja tegelikult see tuli mulle nagu suure üllatusena ja siis tegelikult ma pidin sellega tegelema, selleks ma pidin prokuröri tehingusse saama ja tegelikult oligi seal nagu väga karm, et seal kogu vabanev raha läks nagu riigile põhimõtteliselt. No meil nii karm ei olnud viimati, aga oli ka kohtutäituri keeld oli peal ja me pidime lihtsalt võtma Maksu- ja Tolliametiga ühendust, teavitama, et selline tehing on plaanis ja tegelikult oli juba võlgnevus nii väike, et nad lihtsalt vabastasid selle keelumärke alt nagu. Ja sul oli jah see. Me saime ühe päevaga tegelikult selle nii-öelda vabastuse keelumärke alt. Ja notar saab lihtsalt mingi kinnituskirja kuskilt registrist üle vaadata, et see on vabastatud ja saab tehingut teha. Saab tehingut teha. Siis mitte üldse registrist rääkides, aga üks hästi äge leht on olemas, kui te ostate kinnistuid või suvilaid või maja. Et kuidas see päike ikka päriselt liigub, siis mina olen nagu praktikas õppinud. Avaldan oma ühe saladuse, on siuke asi nagu sunkalk.net olemas, mis näitab nagu täpselt lokatsioonipõhiselt ära nii suvepäikse liikumise. Ja saad panna kuupäevaliselt, juuni, juuli, kellaajaliselt, ehk siis praegu on siin nagu siuke üldine on ju, et sunkalk.net on no, siuke hästi. Madara 25, siis saab nagu võib-olla reaalsemalt näha, ma ei tea, kas pildile paistab, aga kui sisse äkki kui objektile öeldakse, et sealt tõuseb ja sinna langeb, siis saab vaadata aastaringse ülevaate. Panen siia nagu ikka siis, kui tahad näidata. No Maa-amet on ka selline, mida me vaatame, ongi need kinnistupiirid. Üsna tihti on ikkagi seda, kus on ma näitan Maa-ametit ka. Piirid paigast ära nagu, aed ei ole seal, kus päriselt piir on nagu, või on mingisugune hekid tekkinud. Selleks, et keegi ei ole kinnistut kasutanud, nagu mul on olnud, et 5 meetrit naaberimaal, suva. Naaber on teinud mingid omavoli ja või on tehtud 50 aastat on nii olnud ja kõik on harjunud. Mingid suulisi kokkuleppeid, millest teab ainult see isik, kes selle kokku leppis kunagi, aga teda ei pruugi enam olla ja kahjuks. Et kas või mingid sentimeetrid naabri maa peale oma maja ehitada, siis sellest on nagu üsna palju segadust tulevikus. Eriti siis, kui sa hakkad müüma seda, et täna pangad, ühesõnaga siis on nagu rets, et kõige hullem minu arust on see, mida ma sinu paari case'i pealt olen viimasel ajal kuulnud näinud, et isegi vanad majad, mis on nagu ehitatud aia äärde, vaata, täna on ikkagist nagu ju see, need piirid on väga selgelt nagu paigas, et kus tohib hoone olla aia piirist ja teise hoone vahel peab olema 8-10 meetrit oleneb piirkonnast ja siis kui see on lähemal ja siis eriti kui see on puukuur, vaat sul oli mingi case seal. Ei no mul on kivimaja ikkagi on ehitatud mingi garaaž ja saunaga niimoodi on ehitatud naabri-maale mingisugune 20-30 senti ja nad ei ole sinna aeda vahele ehitanud, see on ju kivimaja, et nagu selles mõttes ongi see piir meil nagu olnud. Aga täna, kui uus omanik nüüd tahab tulla sinna elama, siis ta peab lihtsalt sellega leppima nagu ja nagu nõus olema. Et jah, neid tuleb alati üle vaadata ja tegelikult endale selgeks teha, sellepärast, et muidu on nagu jama. Et hiljem sellega tegeleda on palju keerulisem. Peal võib olla ka mingite naabrite veetorud, mis jooksevad läbi, mis on kitsendused. Ei, neid ei pruugi mitte kuskil kirjas olla. Seda küll, jah. Neid ei pruugi, jah. Vanast ajast. Ütleme siis keegi on toonud kuskilt omale kõrvalt mingi puurkaevust, naabri puurkaevust. Et kui rääkida kitsendustest, siis tegelikult geoportaal, Maa-amet.ee on siuke äge leht nagu see geoportaal, sest tegelikult siit saab ka vaadata, kui te ostate kinnistuid just või te ostate mingit vanad suvilat aiamaja ja siis omanik ütleb, ei, siit ei jookse midagi läbi, tegelikult ta pole elus kinnistus või seda geoportaali vaadanud, et tegelikult siin on kohe võimalik vaadata ka siukest asja nagu see
kitsenduste kaart. kus on veetrassid, kus on absoluutselt, ma tahan teile korra näidata, et ta viskab selle kaardi täiega siniseks või punaseks, oleneb siis, mis trassid sealt nagu jooksevad. Et see on tegelikult väga-väga oluline asi jällegi, ise ostjana nagu töö ära teha, eeltöö. Mul on isegi see olnud, et mingi puu oli kaitse all ja see puu kaitsevöönd oli valesti märgitud nagu. Et see oli nagu liiga suurelt märgitud nagu, et terve kinnistu oli selle all. Noh, ütleme siis rohkem, kui tal tegelikult päriselt oleks. Või siis näiteks puurkaevude register on olemas. Puurkaevud on ka veel. Et täna on see hästi oluline ja ka geoportaali peal näitab seda, et kui te ostate mingi vana, ma ei tea, mõisakompleks, mis mul näiteks müügis on, siis seal oli küsimus, kus vesi tuleb, siis omanik ka ei teadnud, kuna nemad omavad seda niimoodi, et noh, lihtsalt said, on ju, ma ei tea, võlakatteks või mis iganes ja siis tegelikult seal on puurkaev ka olemas, seda ma pidingi siis ise välja uurima ja seda on nagu näha. Et mis seisukorras on, noh seda me ei tea, on ju. Aga see oluline, noh täna on puurkaev register reast olemas. Ja kusjuures kui ta on seal registris, sellepärast palju on ju ikkagi piirkondi, kus on igaüks puurinud. Ja kõik ei ole pannud jah, aga täna tehakse kõik asjad nii, et pannakse registrisse. Ja tegelikult ma eile käis just korstnapühkija, siis täna ka kõik kaminad ja on olemas nagu kaminahju register eraldi. Nagu mitte EHR-ist ei räägi, kus pannakse kaminahi. Vaid on täitsa nii, et ja Potsepa nimi on ka alati, kes tegi. Mitte korstnapühkija akt, aga tal on lihtsalt mingi eraldi. Mingi kaminahju register ongi. Seal on korstnapühkija aktid. Jah, aktid, aga seal on ka tegelikult siis Potsep, kes ehitas kamina või ahju. Ja see on täpsust kõik. See on nagu Rolls-Royce'i mootorit tehakse, et siis on see plaat, vaata, kes tegi. Et just kui te lasete kellelegi ahju või pliiti ehitada või kaminat ja kui ta teile kuhugi registrisse seda sisse kanna, siis ilmselgelt on see illegaalne. Ei ole pärast kellegile hiljem on nagu jama. Jah, nii et tegelege sellega kohe. Ja alati on lihtsam dokumentatsioon kohe korda ajada kui 5 või 10 aasta pärast. Sellepärast, et siis on kõik muutunud, kõik ametnikud on muutunud, kes võib-olla, ühesõnaga, palju keerulisem, ma soovitan kohe ära teha. Ma olen näinud, kui kalliks see läheb. Lihtsalt. Ajakulukaks ka. Ja kalliks. Ja tihti tuleb välja ikkagi on juba võib-olla mingid standardid muutunud või ma ei tea, mingid ehitusmaterjalid. Ja siis nõutakse sult mingid uusi standardid. Ongi valed ehitusmaterjalidega ehitatud nagu. Jah, kokku hoitud. Absoluutselt. Mis me veel kasutame siis? Okei, registrideks ma ei tea, me kasutamegi seda 3 põhilist ju. Geoportaal on ju kindlustusraamat, EHR, Maa-amet on nüüd üks sama meie jaoks. Ja tegelikult igasugused arhiivid, kus me saame tööd teha, on ju, Tallinna arhiivis, no ühesõnaga. Aga need on need põhilised. Ja tegelikult need on kõik avalikud, mis selle jutu mõte on ja kõik saavad tegelikult seda siin surfata ja vaadata ja endale natuke selgeks teha, et kui te olete investor või ostate rohkem kinnisvara kui ainult koduks, et siis tehke endale alati nagu selgeks ja küsige ja siis on nagu lihtsam kui see, et tihti tulevad ikkagi inimesed meie juurde siis, kui probleem on käes. Ja siis ma võtan registri lahti ja ütlen, et kas sul keegi ei öelnud seda, et see on selgelt näha nagu, et on probleem. Mis me praegu nagu parkimisega tuleb meelde, et noh, siin ei ole võib-olla näha võib-olla teed suuremaks selle. Et tihti öeldakse, et jaa, meil on maja ees parkimine, autokohad, kõik asjad on ju. Aga tegelikult on see avalik tee, see on nagu linnatänav ja seal kehtivad teised reeglid nagu. Absoluutselt. Ja kui sul on nagu siin servas on parkimiskohad meil kontori juures, siis need on reguleeritud kohad nagu maja kinnistul. Ühistu saab reguleerida. Et need on ka 2 eri asju, et noh tegelikult seda võib Mustamäel Õismäel väga palju ette tulla. Et seal on see maja vundament on põhimõtteliselt kataster. Kogu see maja ehitusvalune pind nagu. Ja siis ülejäänud on tegelikult linnamaa, mis on kõik tänavad ja saad trahvi nagu kõige eest, mis valesti sätid oma autod sinna või asju nagu. Õnneks see Lasnamäel Õismäel, seal on, ma olen müünud, siis on näiteks ühisteenused on olnud ühistul eraldi loa, et saab tasuta. Harva. Lubasid nad jah, teinekord annavad, aga nii on. Aga nad käivad vaatamas vahepeal, kui oled valesti kuidagi tee äärde parkinud või liiga risti või siis nad võivad trahvi teha nagu. Kuule, aeg lendab, meil on 10 minutit aega, läheme registritest voolevalt üle ja räägime kiiresti notaris käimisest ja üldiselt, kuidas see protsess käib, et tegelikult notarite juures on ülilihtne käia. Ma mäletan oma esimesi kordi, kui ma seal käisin, siis kogu aeg oli siuke higi voolas. Närv oli sees heas mõttes. Et see tundus mulle hästi siuke ametlik, hästi siuke, et noh, seal ei tohi eksida. Et nagu seal ei tohi midagi küsida, seal ei tohi midagi valesti mõista.
et noh, kohe oled nagu no mul üks rumal. inimene, kes küsis, et aga milline sobiv riietus on nagu. noh, täpselt, et kas peab ülikonnaga tulema, mul on ka küsitud, kuidas riietus on. et tegelikult nad nagu ootavad ikkagi endiselt Inimesi. koha peale, kuigi tegelikult kaugtööstus on väga populaarne ja ka tegelikult tõesti lihtne ja mugav nagu inimeste jaoks. et see on, miks paarkümmend eurot läheb maksma küll, kui kaugtööstusega teha tehingut. aga ikka inimesed tahavad nagu kohtuda ja nagu teineteisega tuttavaks saada, kui nad varem pole näinud nagu. jah, ja tegelikult kuidas see notaris käik on, kui te büroo kaudu müüte, siis on tegelikult hästi lihtne, et tihtipeale ikkagi maakler paneb kogu andmestiku kokku ostu-müügitehingust, kõik puudused, kõik kokkulepped, saadab ühe kompotina selle notarisse ära ja omanik ja ostja siis tulevad tihtipeale ikkagist alles notaris, saavad esimest korda kokku ja laua taga kohtuvad. Osapooltele nagu võib-olla ebamugav, et notar tavaliselt tuleb igaks juhuks ise alati küsida, et saatke palun leping tutvumiseks. Mõned notarid ei saada, kui ei küsi. Et lepingu kogu tekst saaks päev-kaks varem üle vaadatud, vajadusel veel mingeid uuendusi, parandusi, muudatusi, võib-olla mingeid üllatusi saab veel ära selgitada, et kõike seda nagu oleks aega tegutseda. aga oluline on see, et kõike saab ka notari laua taga muuta. no kui mingi sõnastus vale, et aga alati kui notarisse minna, minu ainuke soovitus on, ükskõik kui notarisse lähete, siis põhimõttelised asjad võiks alati olla läbi räägitud, mis tähendab seda, et ei läheks seal vaidlema nende üle, ma ei tea, mis sisse jääb või kes selle lambi ära parandab või kes noh, mingid kokkulepped, mis on nagu justkui võib-olla ebaselged, et ärge neid kunagi nagu notaris enam lahkama hakake, kui te peaksite ise käima. selleks, et kui meie neid lepinguid, kui mina vähemalt lepinguid teen, siis minu osapooled ei jõua kunagi tehingusse nii, et noh, et tuleks mingeid suhteliselt põhimõttelisi üllatusi, et kõik positiivsed, negatiivsed asjad peavad olema nagu kirja just kui läbi räägitud juba, kas või mitu korda nagu üllatused, mingid negatiivsed asjad, et ongi jah, ma tean ja ma olen teadlik ja ma ütlen, et see on okei minu jaoks ja et siis on nagu see tehing normaalse kiirusega, sihuke keskmiselt notari tehing läheb tavaliselt, mul on rekordid, ma olen siin jaganud 9 minutiga, aga tegelikult notarid arvestavad pool tundi kuni tund aega tavalise korteri ost-müügi tehingu. et oleneb hästi notarist ka tegelikult, et on notarid, kes nagu võtavad hästi sihuke sujuvalt, lähevad punktidega läbi, aga on notareid, kes loevad lauselt, sõna-sõnalt ja loevad ka seal lõpuks selle seadusandluse ette. 2 lehel ja siis räägivad veel sinna taha nagu julmasid näiteid, mis lööb kõik nagu kõikuma, et lõpuks ei julge osta isegi tavalist Mustamäe korterit, et jumala eest. mul on olnud olukordi. ja selleks me notareid valime, nii et kui sa ei tea, kui rasket tehingut lähed tegema, mingit sihukest veits sihuke, võib-olla kõik on ligadi-logadi selles osas, et mingi probleemid on, te olete küll neid kirja pannud, siis mina soovitan, et küsige meilt, kes on nagu notaril ei ole kohustust valida panga poolt. eelnevalt lepingut sinna infot saadetud. notari jurist paneb selle kirja lepingusse, mis sina oled sinna kirjutanud nagu. Tal ei ole kohustust nagu hakata siin nõustama, et nii oleks nagu parem kirja panna või niimoodi oleks õigem või riskivabam, et kui kirjutad nii nagu on, siis nii ongi ja nemad väga võib-olla kaasa ei mõtle teinekord. no notar võib-olla juba laua taga. jah, seal ta räägib küll, aga siis võib vilja olla juba natukene nagu. et mis on nagu hea, et sul leping ette saadetakse, on see ka, et kõik saavad rahulikult läbi lugeda, igalühel on erinev kogemus, erinevad teadmised, et siis me oleme püüdnud alati, et näeme ka ise lepingu läbi lugeda, saame läbi lugeda ja siis veel osapooltega üle helistada, küsida, et kas on midagi küsida, rääkida, täpsustada vaja, selgitada vaja, et ikkagi meie jaoks on see igapäevane tegevus, aga inimesed tihti pole nagu võib-olla noh, kunagi ostsid, aga rohkem pole nagu notaris käinud nagu. ja noored samamoodi onju. ja noored pole üldsegi, et siin viimati üks noor mis küsis, et miks me sinna notarisse üldse lähme ja noh, niisugused küsimusi, mis mõnes mõttes on ju normaalne, kui sa pole kunagi käinud, siis küsidki, mis ta teeb. Küsidki, et miks me peame, mis me sinna tegema läheme. Miks me mingit üleandmisakti peame veel eraldi tegema ja selliseid asju, et inimestel on erinevad teadmised ja kogemused nagu. Mis ei tähenda, et jah, ja kusjuures see nagu mis ei tähenda, et see inimene nagu mujal ei võiks väga pädev olla. Ta lihtsalt ei ole kinnisvara valdkonnas nagu teinud, et ma julgustan alati küsima nagu, ja kui teil nagu
ma ei tea, maakler rääkida ei taha sellest, siis vahetage maaklerit. Kuule, meil on teemasid palju, mis me võtame 6 minuti teemaks, meil on üürimisest tahtsime rääkida veel täna, meil on märksõna. võtame üürimise järgmine nädal. Ja siis, aga räägime siis kiiresti pärandist ja tulumaksust ja kinkimisest ja sellest, et räägime müütilist veits jälle. Mul nagu eelmine nädal tuli niisuguse üllatusena, et ühele kliendile oli nagu nõu antud, et nad said nagu pärandi ja et kui nad nüüd võtsid pärandi vastu ja nüüd 2 aastat on selle pärandkorteri omanikud, siis nad ei pea tulumaksu maksma. Mis siis, et üks inimene elab ühes linnas ja teine elab teises linnas ja see korter asub Tallinnas nagu. Et neile oli sellist nõu antud. Kuule, ma korra katkestan siin, Martinil oli üks küsimus. Ja. Et ta saab vastuse pigem, et see on meie üks laivi eesmärke ka, on ju. Et kas notaril on mingi vastutus tehinguses, mis nagu hiljem võiks, et on sitasti tehtud? Kindlasti on, jah. Notarid vastutavad oma isikliku varaga, kusjuures selles mõttes. Nad on küll nagu riigi esindajad, aga vastutavad. Et nad ei teeks, kuidas see sõna on, korruptsiooni või? Et nad ei hakkaks kellegi kasuks tehinguid tegema pahatahtlikult. Peavad ikkagi olema mõlema osapoole nõuandjad. Neutraalne osapool nii-öelda tegelikult. Aga nende asi ei ole nagu kokkuleppeid otsida või nõu anda, kuidas tehingus tehtud nagu. Õiguspärasust, et oleks nagu ühesõnaga õiguspärane. Et sinu küsimus, Martin, sulle, et siis tegelikult neid case'e tegelikult ajaloos on olnud ka. Täna, kui ma loen, siis ma saan aru nagu, et see vastutus kohtuga tegelikult tuleb siis seal, et ikkagist alati tõestatakse ära, kas see on ka siis notari viga, et see ei ole päris nii, et 2 osapoolt teevad tehingu ja nüüd on kuskil varjatud puudus ja kuskilt laseb katus läbi ja nüüd notar on süüdi, et see ei ole teema. Et see on ikkagist nagu siis juba väga selge selline. Kas on kõik kokkulepped kirjas? Ei, seda küll, aga see ei ole kuidagi notari vastutus, et kui ei ole. Ja ma ütlengi, et nad küsivadki, et kas te olete nüüd, kas meil on kõik kirja pandud, mis te olete kokkulepped. Et kus see vastutus tegelikult tuleb, on ikkagist pigem see, kui seal siis lõpuks tekib kahtlus, et notar on kuidagi moodi kummagi osapoole kasuks nagu seda tehingut püüdnud nagu kallutada. Et aga see on puhtalt juba siis uurimustulemusena, et see või pole niisugust pahatahtlikkust märganud välja toonda. Et aga see ei puuduta absoluutselt neid varjatud puuduseid justkui. Aga nad ei saa ka keelata nagu mingisuguse tehingu tegemist, mis on kellegi võibolla kahjuks nagu. Jah, notar võib alati öelda, et seda tehingut tema ei tee vähemalt. Ja kui te leiate notari ei ole nagu kellegi kahjuks tehing, aga see inimene on valmis ja nõus seda tehingut tegema nagu. Ei seda küll, ta ei ole survestatud kuidagi või nii, aga selleks vabatahtlikult teeb, on ju, et notar ei saa nagu keelata. Müüki ja ostu keelata ei saa muidugi. Aga on olnud olukordi, kus me teame, et notar, näiteks see notar ütleb, et tema seda tehingut näiteks tee mingis mujale, kui tahate teha. Et tulebki see võib-olla see, et võib-olla kust raha pärineb. Ei ole kõik selge ja tegelikult see võib pärast tagasi tulla. Võib-olla see raha koht ongi hea koht. Et raha päritolu on täna hästi oluline. Rahandusbüroo poolt ju on see kõikidele bürood peavad seda jälgima, notar peab küsima, pangad küsivad teilt seda, kui te laenu võtate. Et kus teie oma finantseering pärineb, siis kui teil ei ole õigeid vastuseid, siis mitte õigeid. Kui teil ei ole tõendatavaid vastuseid, kus teie raha pärineb, siis tegelikult see on näiteks koht, et kui notar teeb tehingu ära. Neil on õigus küsida rohkem informatsiooni, kus see raha pärit on nagu. Ja kui notar teeb tehingu sellega ära ja pärast on ikkagi kahtlust, et tegemist on mingi suvalise narkorahaga, siis saab ka kindlasti notar pähe ja võib sellest vastutuse saada. Et ta siukse tehingu üldse läbi viis nii-öelda. Et see on hästi lai teema. Mis su nädal toob siis? Mu nädal toob seda, et mõned üürikorterid siin vaja välja avalikult panna, siis täna käisin, vaatasin ühe Kotka tänava 2-toalise üle ja läheb üürile novembris tegelikult alles küll, aga sellega poolest. Siis see nädal peaks veel kaua oodatud Vilde korteri pildid saama ära teha äkki või järgmine nädal. Ja ise allkirjastan laenulepingu. Väga hea, võtan omale ka laenu juurde ja ostan loodetavasti kodu. Ma saan arvatavasti planeeritud selle kinnistu, kus on siis juurdeehitusega nagu seinad, maja, suvila. Me peame suurema telekasi ostma, siis me saame näidata kõigile seda gemüüset, mida me kõik müüme. Et see, me ei müü ainult nagu glamuuri.
see on Tabasalus on üks kokku varisemas üks vana poehoone, kus siis me leppisime kokku, et firma võtab rendile, aga samas rendiraha eest ta tegelikult lammutab selle ära ja viib ära nagu selle annab üürile. Siis on veel Tapal 3 korter vaja nii-öelda müüki panna, pluss veel on 2 korterile hindamine vaja teha, pluss veel on vaja Suurpea korterid müüki panna. minu arust sa paned neid juba 3 nädalat müüki. No me ei ole jõudnud kõiki vajalikke asju tegevusi seal tehtud nagu. Seal tuli välja ka, et keskküte, aga ma hoopis on seal nagu need kaminad nagu, et Keskkütte töötaja? No see oli võib-olla aastaid tagasi, oli seal üldse keskküte nagu. No näed siis. Ja omanik alles nüüd ütles. Ei no ta ei tulnud selle peale, et peaks hakkama korstnapühkijat ja kedagi sellist kutsuma sinna nagu. No näed siis. Igatahes tehke tarku tehinguid ja olge põhjalikud, aga ärge olge ebameeldivad. Olge avatud. Olge avatud ja tehke oma tehinguid nii, et uurige ise järgi, kui müüte, siis rääkige avalikult ja kui ostate, siis negatiivsed asjad ja teise inimese jaoks siis ei pruugi üldse nii negatiivne olla. absoluutselt. Et ja küsige meilt, kui vajalik hetk on. Tšau! Kõik head. Tšau!